Tervist! Täna on Objektiivi fookuses aasta ema tiitli ümber käidud palagan. Feministlikus Facebooki grupis Virginia Woolf sind ei karda alustati petitsiooni, milles nõudlikus toonis nõuti aasta ema valimise kriteeriumite muutmist. Ja väideti, et aasta ema valimine ja institutsioon on misogüüniline ning seksistlik. Tuleme esimese selle süüdistuse juurde. Mulle tundub, et siin väljendub selline tõeline infantiilne või jonniva lapse sündroom, et mina tahan ka. Ja kui ma ei vasta kriteeriumitele, siis probleemid ei ole minus, vaid kriteeriumites. Ja kriteeriumid tulevad muuta nii, et mina saaksin seda. Et see on selline nagu baasstruktuur kogu selle asja juures. Ja see on üks aspekt, selline jonniva lapse sündroom, aga vaata, kui sa paned sellise jonniva lapse sündroomi kokku teataval jõupositsioonil olemisega, annad sellele jonnivale lapsele kätte mingisugused relvad põhimõtteliselt, siis sellest jonnivast lapsest saab väga kergesti selline terrorist. Ja minu meelest see, mida me näeme siin ühiskonnas praegu toimumas, ongi selline suurepärane näide sellest, kuidas tehakse ideoloogilist terrorit põhimõtteliselt. Valitakse välja üks ohver, kes ei oma sellisest jõupositsiooni, ei oma sellist hoobasid, mida siis kasutada oma seisukohtade esindamiseks ja väljakäimiseks ja nende kaitsmiseks. Ja siis lihtsalt kambakesi tormatakse kallale ja hakatakse sõna otseses mõttes kottima niimoodi. Nagu Eesti Naisliiduga praegusel hetkel on tehtud. Eks me teame seda, et põhimõtteliselt on ju kambakas, kui kallal on tormanud siin president, Riigikogu esimees, võrdõiguslikus volinik, ERR oma erinevatest kahuritest annab tuld, eks. Täitsa piinlik olukord. Et see, mida Grete Lõbu saates tegi Naisliidu esinaise Siiri Oviiriga, on hea näide sellisest esiteks loomulikult meie sõltumatust ja neutraalsest rahvusringhäälingust, kus lihtsalt üks saatejuht tungib peale sellisel peaaegu fuurialikul moel inimesele, kes edendab ühiskonnas eluterveid ideaale, et kuidas siis nüüd niimoodi, eks ju. Ja loomulikult inimesed, kes lähevad rääkima sinna nagu Siiri Oviir, tunnevad hetkeks, eks ju, et neil tõmmatakse kogu jalgealune ära ja tekivad tõsised probleemid, eks ju, et võib-olla tekivadki mingid väljendused, mida hiljem nagu PR kontekstis ei ole nagu hea väljendada, eks ju, siis sellest võetakse kinni ja puhutakse skandaal veel kõvasti suuremaks. Nii et meie eesmärk oli väärtustada perekonna elu, laste kasvatamist, mitte lihtsalt emaks olemist. Selle jutuga te paljusid kindlasti rõõmustate, aga uskuge mind, väga paljusid vihastate. Me käisime... Täna enne saadet lugesime Rain Kooli artiklit, et üksikema tuleriidale, et 21. sajandi nõiajaht, et sellised nagu tohutud paraboolid tuuakse kohe välja, et nagu nüüd äkitselt Naisliit on enam-vähem üksikemasid juba enam-vähem tuleriidale ajamas, et vaata sa vaata. Kui seda sama Rain Kooli artiklit korraks nagu vaadata, siis enne saadet just ma mainisin sulle ka, et ühelt poolt tahaks nagu saates selliseid krõbedaid sõnu kasutada, aga teiselt poolt tõesti, kui sa loed sellist artiklit, vaatad, mida inimene kirjutab, eks, siis tekib nagu tõesti küsimus, et see on ju lihtsalt idiootne jutt. Võtame sisse juhatuse. Kui meil on selline naisliit sellise sõnumiga, siis pole ühiskonnale meeste misogüüniat enam vajagi. Suguõed ajavad need, kes normi ei sobi, ise hoogsalt tuleriidale. Õnneks tänapäeval vaid mõttelisele. Ja siis ta hakkab pikalt rääkima nõiaprotsessidest ja kuidas ikkagi on ikka naisi ära põletatud kuskil ja just siis, kui arvasid, et asjad on normaalne, tuleb välja, et näed, Naisliit hakkab jälle suguõdesid tuleriidale ajama. Tekib mingi küsimus, et kas inimesed nagu peast segi läinud või mis juttu te räägite? 20 aastat on tehtud väga ilusat aasta ema konkurssi. Ilus tseremoonia Estonia kontsertsaalis, lilled, lapsed laulavad, president annab üle väärikatele inimestele selle tiitli. Naisliit on algusest peale kogu aeg rääkinud, et nende eesmärgiks ei ole tõsta esile niivõrd konkreetseid indiviide, tunnustada individuaalset sooritust nagu kõrgushüppes või kaugushüppes kuskile, kes hüppas kõige kaugemale, vaid tõsta esile neid ideaale, millest ei ole lahutatav ka hea ema, eks. Hea ema olemuslikult kuulub ühte tervikusse, tervikliku perekonna ja selle aluseks oleva elukestva, püsiva, truu, pühendunud abieluga.
Nii. Ja mida need ideoloogilised radikaalid nüüd püüavad teha, on see, et rebida lahti niimoodi, koest lahti rebida jõuga see ema määratlus siis perekonna ja abielu mõistest, eks. Ja nüüd on meil üks vähestest institutsioonidest selle Eesti Naisliidu näol, kes püüab seista endiselt selle ilusa tervikliku perekonna ja abielu ideaali eest, mille raames on mõtestatud ka siis ema ja isa roll, eks. Ja siis nendele minnakse lihtsalt kallale. Ja mina ütlen, see on häbiväärne, see on sigadus, see on häbiväärne. Ja need inimesed on tegelikult ühiskonna lõhestajad, paned tähele. Need ei ole, kas Naisliit tegi midagi, kas kellelegi mindi kallale, kas kuskil tehti pressiteade, et me mõistame hukka üksikemaduse või me mõistame hukka selle, et perekonnad lähevad katki või et elastatakse väljaspool abielu koos. Keegi pole mitte midagi, mitte kellelegi teinud, eks. Rahulikult tehakse oma asja ja lihtsalt tullakse ja sõidetakse sisse. Nii. Ja ma ütlen, et ausalt, kui te nüüd mõtlete, tegutsete ühiskonna ühendajatena, eks ole, teie seisate vastu ühiskonna lõhestamisele, siis palun väga inimesed nagu, olge nüüd hetkeks ausad ja küsige, mida te ise teete? Kas te ühendate ühiskonna sellise käitumisega? Ei ühenda. Ja sellepärast minu meelest ongi väga selge, et nemad on need tegelikud ideoloogilised radikaalid, äärmuslased ja lõhestajad. See on jälle üldse mitte mingisugust küsimust. Ei ole Naisliit, see mingi ühiskonna ühenestaja ja lõhestaja meil siin. Ma panen tähele seda retoorikat, et Kadi Kriit, kes on üks selle petitsiooni algatajaid, ütleb, et on uskumatu, et 2017. aastal kehtib justkui nõue, et emal peaks olema vähemalt 2 last ja nad peavad olema üles kasvatatud siis koos abikaasaga. Uskumatu on üleüldse selline ideaal. Häbematu jultumus on selline ideaal. See nõue on solvav emade jaoks, kes näevad suurt vaeva, et oma lapsi üksi kasvatada või kes kasvatavad lapsi koos elukaaslasega, kes siis pole nende abikaasa ja siis tuuakse välja, et selle all peame silmas 2 emaga perekondi, eks ju. Ja pane nüüd tähele seda retoorikat, eks ju. See ideaal, see eluterve, normaalne ideaal on solvav nende inimeste jaoks. See ideaal kui selline ongi solvav ja selle tulemusel tuleb see ideaal ära muuta. Mitte, et nemad ei pea kohanema ideaalidega, eks ju. Oleks, et meil Eesti ühiskonnas oleks mingisugune traditsionaalse perekonna nii-öelda kultus, kus kõik kogu aeg räägivad traditsionaalsest perekonnast, meil ei ole ju seda, eks ju, mitte kuskil. Ja nagu sa ütlesid, eks ju, üks institutsioon nüüd siis Naisliidu näol, mis on teinud seda väga ilusat traditsiooni üleval pidanud, kus me tõesti nagu inimest ühe ideaali kandjana kiidame, täname ja loomulikult vaatame oma enda emade peale kõik sellel kaunil päeval. Täname neid, eks ju, selles vaimus. Et see institutsioon on äkitselt solvab nende inimeste nii-öelda tundeid. Ja siin nüüd, kui sa rääkisid ka sellest ideoloogilisest radikalismist, siin nüüd väljendub see kõige puhtamal kujul. See solvab, eks ju, ja see tuleb ära lõhkuda, eks ju. Me oleme kogu aeg rääkinud sihtasutuses, kuidas revolutsionäärid ja homoliikumine soovibki neid ideaale ühiskonnast välja juurida ja ära lõhkuda. Ja siin väljendub tegelikult üks aspekt veel. Siin väljendub selline egalitaarsuse kadedus ja hullumeelsus. No, see on umbes sama, nagu ma vaatan näiteks, kuidas Gidon Kreemer mängib Bachi Chaconni, eks ju, ja ütlen, et tead, see solvab mind. See solvab mind sellepärast, et see mees kehastab mingit ideaali. Ta on suurepärane kunstnik ja viiuldaja. Ma tean, et mul ei ole mitte kunagi selliseid võimeid ei ole ega saa olema. Ja selle asemel, et seda nautida, ütelda, anda nii sellele inimesele kui ka Jumalale au selles, et vaadake, kui ilusti ta mängib. Geniaalne, eks ju. Ja Bach loomulikult, eks ju, Chacon. Ei, see solvab mind. Gidon Kreemer solvab mind, sellepärast, et mina ei ole Gidon Kreemer. Järelikult ma peaks ta kuidagi nagu ära neutraliseerima ühiskonnast. Ja noh, see on hullumeelne lähenemine. Ja ma arvan ka, et need rünnakud selle aasta ema konkursi vastu omavad tunduvalt laiemat taustsüsteemi, tunduvalt sügavamat juurt ja viivad selleni, et tegelikult tahetakse ära hävitada üleüldse abielu ja perekonna institutsioon. Mitte kõik, kes sellega kaasa jooksevad, ei ole nii radikaalselt meelestatud. Enamik inimesi ei saa üldse aru, eks ole, hakkavad emotsioonide pinnalt nagu kaasa karjuma, mis on ka muuseas huvitav moment selle asjaga seonduvalt. 20 aastat on seda konkurssi Eestis tehtud, mingisugust jama pole olnud, kõik on väga ilus ja hästi, eks. Ja järsku keegi spinnib mingi skandaali ülesse ja pool ühiskonda, eks ole, karjub kaasa, et ossa issand, kus nüüd ikka on, eks ole, Rahvusringhääling, president,
Riigikogu esimees, võrdõiguslikkus volinik, kõik on skandaliseeritud, tohutu värk, eks nüüd on uskumatu, tuleriidale juba tahetakse saata ja siis tekib nagu küsimus, kuulge inimesed, kas te rahuneksite hetkeks maha, küsige, mis juhtus nagu, mis juhtus, eks, keegi spinnis kuskilt midagi ülesse ja te olete nagu segased, hullumeelsed, jooksete kaasa, eks ole, ja karjute kaasa neid idiootseid loosungeid, mis on ette lükatud, nagu tahetakse üksikemasid tuleriidale saata või nagu oleks üldse kellelgi üksikemade vastu või nagu keegi austaks seda pingutust, mida üksikemad teevad, eks. Aga sügavam taust minu arvates on väga selgelt see, et tahetakse üleüldse ära hävitada abielu institutsioon, sest see on selgelt antiegalitaarne institutsioon. See on institutsioon, mis nõuab mitte lihtsalt oma isikliku vabaduse maksimeerimist, ma teen, mida tahan, millal tahan, kuidas tahan, kellega tahan, siis kui tahan ja nii edasi, eks. Vaid see on institutsioon, mis nõuab pühendumist. See on institutsioon, mis nõuab ohverdust. See on institutsioon, mis nõuab enese andmist, mis nõuab teenimist, mis nõuab enese salgamist, eks. Väga palju sellist nõuab see, mis ei lähe kokku sellise hedonistliku ja liberalistliku elukäsitlusega ja sellepärast need inimesed lihtsalt vihkavad seda institutsiooni. Ja see ei ole mingi saladus, ega paljud ka homoradikaalid ja üldse revolutsionäärid laiemalt juba nõukogude ajal, samamoodi nüüd praegusel ajal, on ju väga selgelt öelnud seda, jah, meie eesmärgiks on abielu institutsioon, mitte lihtsalt ümber kujundada, vaid põhimõtteliselt ära hävitada. Kuigi, olgem ausad, see ongi juba osaliselt ja väga suures osas selle hävitamine, kui see segatakse kokku mitmesuguste perverssustega, millel pole abieluga mitte midagi pistmist, eks. No täpselt, et perekond, eks ju, elementaarse ühiskonna nurgakivina pakub kõige paremat kaitset riigi totalitarismi vastu, et sinna ei ole riigil, saab küll loomulikult erinevate kanalitega sinna sisse seda mõjutada, eks ju, aga perekond on siiski nii-öelda autonoomne üksus, mis äkitselt võib ütelda, et ei, see on näiteks minu lapsed telekat ei vaata, sellise asjadega kaasa ei lähe, seal on kasvatus, primaarne, eks ju, traditsioon, mis on perekonnas ideaalis jällegi, kui me räägime ideaalist, mis on aastakümnete, kui mitte sadade jooksul omandatud selles perekonnas. Jällegi, eks ju, ja revolutsioon ja revolutsionäärid vihkavad sellist traditsiooni kandjat, eks ju, mis on samas loomulikult ühiskonna algrakk sellisel viisil, et seal just nimelt lapsed sünnivad ja saavad omale tõesti nii-öelda nagu kõige turvalisema kasvukeskkonna, eks ju, kus neil on ema ja isa, kes neid armastavad ja nende eest hoolitsevad, eks ju, et et kui me nüüd tõesti mõtleme või seda üritame natukenegi lahti seletada, kuivõrd nagu ilus ja kaunis ideaal ja samas kuivõrd haavatav ideaal see perekond on, eks ju, ja siis vaadata sellist revolutsioonilist viha ja solvumist selle ideaali vastu, siis minus küll midagi nagu kihvatab ausalt öeldes seda vaadates ja tõepoolest siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, et kogu see Virginia Woolfi seltskond, et kogu need ideoloogilised komissarid, mis Eestis igal pool ja kahjuks sellega kaasa läinud väga paljud institutsioonid, nagu ka president Kersti Kaljulaid lõhestavad ühiskonda, lihtsalt lõhestavad ühiskonda. Esiteks puhuvad üles mingisuguse probleemi, mis probleem ei ole ja hakkavad inimestele nii-öelda pähe taguma seda. Ja siis võiks küsida, et huvitav, et mina nüüd tavakodanikuna, eks ju, kes ma pean perekonda hinnas, et mida te siis nüüd loodate? Et ma vaatan seda asja pealt niimoodi ja rahulikult lihtsalt vaatan, et kuidas nagu nii-öelda ühele institutsioonile ja ühe institutsiooni kandjatele tehakse kambakat, eks ju. Mida te nüüd loodate, kui te niimoodi käitute, eks ju? Mida te arvate, et normaalsed perekonna inimesed teevad, kui nad näevad, et niimoodi lammutatakse ühiskonda, eks? Loomulikult see lõhestab, loomulikult inimesed tõusevad tagajalgadele, loomulikult kuskil Facebooki gruppides võib-olla öeldakse ka krõbedamaid kommentaare näiteks, et olge vait, eks ju, ja väga palju tõsisemaid kommentaare. Inimesed lähevadki vihaseks. Ja õiglased lähevad vihaseks. Ja lähevadki õiglased vihaseks. Ja selle sama kontekstis, mida sa praegu rääkisid, aktualiseerub veel üks väga tõsine probleem. Siin on terve rida probleeme, me ei jõuagi neist kõigist rääkida, aga üks väga tõsine asi. Mida tegelikult normaalses ühiskonnas peaks tegema Vabariigi president, Riigikogu esimees, erinevad institutsioonid, rahvusringhääling, mille eest normaalses ühiskonnas peaksid seisma? Tervikliku, püsiva, elukestva, pühendumisele, truudusele rajatud abielu ideaali ja sellele toetuva perekonna ideaali eest. Kaitsma neid ideaale. Nii. Mida me reaalselt näeme, on see, et kogu seltskond in corpore
sööstab kallale ja ründab neid ideaale ja ründab ka neid inimesi, organisatsioone, neid väheseid, kes püüavad nende ideaalide kaitsel seista. Nüüd sellest tulenevalt minu jaoks on küsimus see, et kelle või mille teenistuses need inimesed üleüldse on. Kas need inimesed on meie ühiskonna, meie rahva, meie kultuuri, meie riigi teenistuses või on nad lihtsalt mingisugused ideoloogilised radikaalid, mingisugused käpikud, kes sisuliselt on missioonil, et hävitada ära sisuliselt kõik, mis on õige, ilus ja hea ja millele üldse üks ühiskond ja kultuur tugineb, eks. Need on alusväärtused, millest me räägime. See on nalja asi siin. Me ei räägi siin sellest, kas teha pitsat singiga või juustuga, me räägime kõige fundamentaalsematest institutsioonidest, väärtustest ja ideaalidest, eks. Ja mitte kunagi seejuures, mitte ühtegi korda, mitte kunagi me ei näe, et Sotsiaalministeerium viiks läbi mõnda kampaaniat, mis tõstaks esile tervikliku elukestva, truudusele, püsivusele rajatud abielu ja perekonna ideaali. President ei tee seda absoluutselt mitte kunagi. Noh, kuidas ta saakski, eks meil on eelmine president on näiteks nagu seriaalne mitmenaise pidaja põhimõtteliselt. Riigikogu esimees ei tee seda, ERR ei tee seda põhimõtteliselt mitte kunagi, mitte ühtegi sellist asja mina ei mäleta kunagi. Küll aga pidevalt lammutatakse, seesama Ringvaade, mida sa ütlesid, ja nad ei suuda isegi varjata seda, et nad on totaalselt kallutatud, ideoloogiliselt, fanaatiliselt meelestatud radikaalideks. See ei ole ainult see üksik juhtum. Me oleme seda ennegi näinud, selleks on lihtsalt homoseksuaalide punt põhimõtteliselt Ringvaatesse kokku võetud, kes siis ründavad järjest inimesi, kes neile ei meeldi ja ideaale, mida nad ei jaga, eks. Me oleme näinud seda samamoodi täpselt Marko Reikopi puhul, eks, kui ta intervjueerib siin Mart Helmet või kedagi teist, et piinlik lihtsalt. Ja iga kord, kui sa ütled, näiteks kirjutad, ütleme, ERR juhatusele või sellele ajakirjanduseetika nõunikule, kuulge, vaadake nüüd palun seda materjali, eks ole, ja andke sellele oma hinnang, siis tuleb vastu, et ja no ajakirjanikel on ikka oma vabadus ja eks meil on siin teistsuguseid saateid ka ja aetakse mingit sooja udu suust välja, eks. Aga tegelikult on see häbiväärne ja piinlik. Nii. Ja nii ei tohi olla ühes normaalses riigis asjad. No ei tohi olla nii, et meie kõigi raha, maksumaksjate raha ja ka võimupositsioone kasutatakse selleks, et rünnata kõiki neid ideaale, mis on meil olulised ja kallid. Ja mis üleüldse mitte ainult meile olulised, võib see on ühe terve ühiskonna aluseks. No. Ja siin võibki ütelda Naisliidule ja paljudele teistele inimestele, kellel on veel mingis osas sellised traditsionaalsed väärtused. Palun ärge minge Ringvaatesse, eks ju, need on hullud seal. Nad lihtsalt nagu häbimärgistavad teid. Et ma mäletan isegi seda IRL-i esimees Margus Sahkna intervjuud, eks ju, Marko Reikopiga, kus vaene Sahkna sai nii, et tuustid lendasid, eks ju, habemest. Et sa olid kooseluseaduse rakendusaktide vastu, olete või ei ole, eks ju. Niimoodi, et okei, kuulge, ma olen vabariigi minister, ma olen poliitik, eks ju, ma olen võtnud sellise joone rahu nüüd, eks ju. Ei. Ja siin tuleb välja selline, et tegelikult peaks hakkama nagu kutsuma üles Rahvusringhäälingut sellisel tingimustel boikoteerima lihtsalt. Et need inimesed, kellel midagi üldse on öelda, ei lähe Rahvusringhäälingusse, eriti sellistesse saadetesse seda tegema. Kokku ei võtta, absoluutselt, enne kui kogu see süsteem tõsiselt ei hakka nagu mõtlema oma asjade üle. Ja tegelikult ei ole üldse raske näha, et see, mida me siin oleme väitnud, need on ideoloogilised radikaalid, aga äärmiselt ebaprofessionaalselt käituvad inimesed, on ilmselge. Kui sa võtad näiteks tagasi, sa oled ju ise töötanud tükk aega ka Klassika raadios, sa tegid intervjuu saateid, sa kutsusid ka omale saatesse nii mõnigi kord inimesi, kelle vaateid sa ei jaga, eks, või võiks isegi öelda, et kes on üsna nagu vastupidiselt meelestatud. Aga elementaarne on see, kui sa ajakirjanikuna kutsud saatesse kellegi külalise, sa ei hakka teda ründama niimoodi fanaatiliselt ja niimoodi emotsionaalselt kallale minema, eks ole. Sa kutsud, sul on külaline, sa käitud külalisega viisakalt, eriti Rahvusringhäälingus, eks ole. Ja need inimesed on täiesti ära harjunud sellega, et neil ei olegi üldse mitte mingisugust kohustust, nagu mingisugused professionaalseid ja eetilisi standardid järgida, nad teevad, mis tahavad, eks. Kujutad seda olukorda, eks ju, et sa oled ju ise selles olukorras olnud ja mina olen ka olnud, eks ju, et Rahvusringhäälingu ajakirjanik või keegi muu ajakirjanik helistab, eks ju, tere, et kas me saaksime sellise rahuliku intervjuu teha kuskil niimoodi. Ja siis kui on niimoodi, et okei, teeme siis ära selle intervjuu, eks ju, mis kell, kus kohas, istume maha niimoodi ja siis tuleb niimoodi, miks te olete seda, eks ju, miks te teete seda niimoodi, eks ju, siis äkitselt niimoodi, see on nagu, kas teil häbi ei ole niimoodi, et see on nagu äkitselt astub välja selline nagu hull marutõbine, mingisugune hunt,
kuskilt varjust, eks ju. Ennem oli selline pisikene lambukene telefonid ja siis nüüd äkitselt nagu paljastub selline hullumeelne, niimoodi ideoloogiline radikaal, kelle nagu silmad põlevad, eks ju. No kuulge, lõpetage ära oma bipolaarsus ausalt öeldes, et kui te olete soliidsed inimesed, siis palun käituge intervjuu ajal ka soliidselt, eks ju. Et siin ei ole tegu inimestega, keda peab häbimärgistama. Aga ma tuleksin ühe teema juurde tagasi, et see üksikemadus, eks ju, mida tuleb ka kommenteerida. Ja see on tegelikult sügav filosoofiline probleem on kogu selle asja taga, et ideaali nähakse nii-öelda sellise nagu etteheitena või solvanguna neile inimestele, kes ei ole mingil põhjusel siis kas oma enda nõrkuse või tõesti väga tõsiste traagiliste sündmuste pärast seda ideaali ei suuda või ei saa kehastada, eks ju. Et oleks isa ja ema ja lapsed mõlemad, eks ju, mõnel on abikaasa ära surnud või on teda petnud ja maha jätnud, eks ju. Et selline olukord, kus nagu see ideaal oleks nagu kuidagi juba iseenesest selline vägivald, eks ju. Sellel on jällegi sügavad filosoofilised juured, mida ma siin ei hakka nagu sügavuti kommenteerima, aga selle üle tasub nagu mõelda, et kuidas inimesed on selle juurde jõudnud, et selle asemel, et ütelda, et ei rahulikult, et jah, juhtus niimoodi, et ma ei suuda praegu seda ideaali kehastada, eks ju, ise, aga ideaal on ikka olemas, eks ju. Loomulikult ideaal on see, mille poole kõik peavad püüdlema. Selle asemel ütlevad, et ei, ideaal tuleb tegelikult üleüldse ära muuta, see solvab mind, see tõstab minu ellu ja paneb mulle ette sellise mingisuguse käitumismudeli ja ma ei taha seda niimoodi. Et see on nagu väga tõsine probleem, eks ju, ühiskonnas kogu aeg. Ja loomulikult, kui me räägime väga arvukatest, väga hinnalist tööd ja väga nagu ohvrimeelsetest üksikemadest, eks ju, Eestis, siis loomulikult väga paljud ilmselt ei ole üksikemad sellepärast, et nad on läinud abiellu selleks, et olla üksikemad või nad on, keegi ei lähe ju, eks ju, ei hakka õppima klaverit ja viiulit selleks, et selles läbi kukkuda, eks ju. Väljakule minnakse ka võitma. See on nagu elu või sellise valikute baasstruktuuri osa. Et kui ma lähen abiellu, siis ma tahangi abiellu olla truu oma abikaasale, eks ju, ja ma mõtlen, et see ära laguneb mul 2 aasta pärast, eks ju, näiteks. Et aga et see, neid inimesi tuleb selles olukorras hinnata, toetada loomulikult, eks ju, aga ideaal peab jääma. Ideaal ei ole solvang. Ideaal on olemas ja see peab olema, iga inimene peab sellest aru saama. Jah, aga see toob tagasi selle juurde, et on teatud ideoloogiline vool, mis vihkab igasugused ideaale, sest need ahistavad, eks. Ta ütleb, et ei, et minu ideaal on täielik vabadus, mis tähendab seda, et mul ei ole mitte mingeid ideaale peale selle, mida ma ise konkreetsel ajahetkel ideaaliks pean, eks. Ühiskond ei suru minule mitte mingeid ideaale peale ja ma vihkan seda, kui keegi hakkab suruma mingitesse ideaalidesse. Ja keegi ei surugi, eks. Selles mõttes, et keegi ju ei ütle, et sa ei või elada sellisel viisil või teistsugusel viisil, ei ole sellist asja. Ja meil on lihtsalt üks väga väikene seltskond, kes püüab natukenegi veel perekonna ja abielu ideaale üles tõsta, esile tõsta olukorras, kus need on ühiskonnas nagu totaalselt lagunenud, eks. No ma totaalselt ei saa öelda, on palju inimesi, kes elavad nende ideaalide kohaselt, aga on massiivselt lagunenud, ütleme nii. Ja nüüd me jõuame ka olukorda, eks ole, kus meil on ideaalide vastu lugupidamine kadunud, selle tõttu on ühiskond raskelt kahjustunud, raskelt lagunenud, väga palju katkisi inimesi on ühiskonnas, kes on katkised paljuski just nimelt selle pärast, et on kadunud austus nende ideaalide vastu, eks. Lapsedki, kes on traumeeritud läbi selle, et ema ja isa läksid lahku niimoodi, kui ma olin 3-aastane, eks. Mäletan, kuidas oli suur skandaal ja siis isa läks ära, võttis teise naiseks. See võib lapsed totaalselt purustada sisemiselt ja terveks eluks nagu teha trauma talle. Ja nüüd, kui me ütleme, kui nüüd need inimesed ütlevad, et kui te ütlete, et niimoodi ei ole õige teha, aga kes teie olete ütlema, et teie ideaalid on paremad, siis ma ütlen, et te olete hullud lihtsalt, eks. Te ei taha vaadata faktidele. Lapsel on elementaarne moraalne õigus kasvada terviklikus perekonnas, kus on ema ja isa. Laps vajab ema ja isa. Ja see, kui üks mees näiteks heidab oma perekonna kõrvale nagu kaltsu, eks, ja võtab mingi noorema naise, kas see on siis teie ideaal või? Tahate sellist Eestit või? Meeldib või? Kas teile meeldib see, et nii paljud emad on üksi lapsi kasvatamas? On see hea asi või? Midagi sellist, mida me peaksime esile tõstma. Ja üksik emadus on õudselt tore ja hea asi ja lapsed, näete, vaadake kui vahva ja hakkake ka üksik emaks ja niimoodi. On küll väga raske ja niimoodi ja lapsed on väga kurvad ja sageli ja igatsevad isa rolli ja kõik. Aga näed, hästi vahva. Ei ole ju nii.
kas see on siis see ideaal? Kas keegi tahab öelda, et ei ole meil enam sellist ideaali, et lapsel võiks olla ema ja isa või? Aga astuge siis esile, president, tulge välja, ütelge, et ei, et selline ideaal enam Eesti ühiskonnas ei kehti, eks. No siis me ütleme ühtlasi, mida me teist arvame, eks ole, rahvana ja kus teie õige koht on. Aga niimoodi vaikselt õõnestada, subversiivselt, eks ole, kõrvale tõrjuda ja lagundada neid ideaale, see on tõeliselt häbiväärne. Noh, ma võin 1000 paralleeli tuua, siin võtame orkestri, nagu mida sa enne mainisid, Gidon Kreemerit, Bachi ja Chaconi, eks, et võta see sama Gidon Kreemer, eks, kellel on, ma ei tea, käsi läinud krampi ja pill täiesti häälest ära, eks. Ja ühes kõrvast on kurdiks ka jäänud, nagu hästi enam ei kuule ka, mida ta mängib, eks. Ja pill on täitsa häälest ära, üks keel on katki näiteks viiuli peal üldse, eks ole. Ja nüüd me ütleme, et kuulge, vabandust, et see Chacon tegelikult nagu selle ideaal on hoopis teistsugune, eks seda sa peaks mängima nagu häälestatud viiuliga, sa peaks ise kuulma, mida te mängite ja käsi peaks nagu enam-vähem töötama, see on kiired käigud väga palju, eks. Ei, ärge suruge mulle oma ideaali peale, eks. Mina tahan, et mind tunnustatakse sellise mängu eest, nagu mul siin praegusel hetkel on, eks. No, see on idiootne näide ühest küljest, aga... Jah, see on hullumeelne, eks see olukord, kus me oleme, et just nimelt neid ühiskonna alusväärtusi saab niimoodi, eks ju, et kui niimoodi käituks Gidon Kreemer, kui niimoodi käituks, ma ei tea, arst või arhitekt, kes ütleks, et noh, et minu ideaal on selline, et noh, et sul ühte seina seal ei ole, et sa kukud sealt natuke maja vilta, kukud sealt lihtsalt välja. Et noh, et siis kõik inimesed ütleks, et kuulge, et lõpetage ära, eks ju, et noh, see ei ole enam naljakas, see ei ole Bauhaus ega midagi, eks ju. See on lihtsalt jama. et sa ei saa oma diplomit kätte niimoodi, aga perekonnaga, moraalsete alusväärtustega, eks ju, need, mis on vaimsed ja need, mille tunnetamiseks on vaja tsipa maha istuda, eks ju, ja mõtiskleda natukene ja tunnetada niimoodi seesmiselt, eks ju, nende olemust, kontempleerida, eks ju. Nendega võib käituda nagu mingisuguste nartsudega, eks ju, ei, siin võib vahetada ühte, vahetada teist osapoolt, eks ju, teha mida tahes, eks ju, vähe sellest nagu solvavad ka veel mulle, eks ju. Et noh, siin ma ei saa olla lugemata muuseas meie sihtasutuse niinimetatud heade sõprade kommentaare, eks ju, selles saagas, kes nagu esimesena tulevad välja, eks ju, mis näitavad sellist mentaliteeti kõige paremini, eks ju. Evelin Sepp, häbi Eesti Naisliit. Eesti Naisliitu esinaine on solvanud 100 000 inimest ja peaks kohe vabandama, ütleb Evelin Sepp, eks ju. No meie nii-öelda vana hea sõber Imre Sooäär juba kooseluseaduse päevadelt, eks ju, vana kamraad, võiks isegi ütelda, ühises võitluses vastaspoolel. Tema ütleb, et auväärt proua Oviir peaks avalikult vabandama oma solvava sõnavõtu pärast tuhandete Eesti emade ees. Kohe on selline värk lihtsalt. Meil on mingisugune kaader, kes astub lihtsalt kuskilt välja ja ütleb, et nüüd hakkad vabandama. Nüüd veel põlviili umbes. See on nagu kultuurikampf, eks ju. See on nagu Mao kultuurirevolutsioon, eks ju. Et professorid põlviili, eks ju. Ja veel raamatuga pähe nüüd sülitage talle peale, eks ju. Niimoodi. Aga paned tähele, kui me võtame nüüd tagasi selle Rain Kooli artikli, tema rääkis avalikult tuleriidal põletamisest. Nüüd Naisliit ei ole mitte midagi sellist teinud. Mitte kellelegi pole mitte midagi halba teinud, eks. Mitte midagi. Null. Nii. Ja nüüd me võtame selle, mida mehed ise teevad, mida teeb siin Rain Kooli, Imre Sooäär, Evelin Sepp, vabariigi president, eks kõik need tegelased, kes siin on nagu kambakad teinud. Teie tegelikult tegelete just nimelt sellega, et te põhimõtteliselt avalikult häbimärgistate inimest ja hakkate teda alandama ja inimeste organisatsiooni, eks. Te panete talle külge mingi häbimärgi, nagu ta oleks midagi hirmsat teinud selle kaudu, et nad on aastamaa konkurssi sellisel viisil läbi viinud. Ja siis te hakkate teda avaliku häbiposti panema. Põhimõtteliselt ei erine mitte millegi poolest. Mine raegu jätta, seal on endiselt need ahelad, eks ole, kus on see kett ja see kaela, see ahel ja sinna pandi avaliku häbiposti, siis linna inimesed käisid vaatamas, vaat on ikka tegelane, eks ole, niimoodi varastas kuskilt või midagi tegi. Te põhimõtteliselt teete täpselt sama asja. Võtate näiteks selle sama Siiri Oviiri antud hetkel, panete ta avaliku häbiposti, siis kutsute inimesi sülitama selle pihta põhimõtteliselt niimoodi. Ja noh, palju õnne, et te olete ikka tõeliselt kihvtid inimesed ja hästi väärikalt käitute ja lugege veel moraali siin, kuidas kõik peaks käituma, kes peaks vabandama. Ja põhimõtteliselt ideoloogiliste terroristide üks selline esimese tunnused ongi see, et nad hakkavad tekitama olukorda, kus inimesed peaksid häbenema oma tõekspidamiseks. Sa pead abielu mehe ja naise vaheliseks liiduks. Sa leiad, et abielu baseerub, perekond rajaneb mehe ja naise liidul, eks. Et abielu elukestev ideaal on ilus ja väärib kaitsmist. Nii, häbi sulle, häbene.
vabanda niimoodi. Ja see on terror, see on tegelikult terror. Absoluutselt. Ja väga paljud inimesed murduvad selle all, et meie nagu oskame juba naerda selle peale, eks ole, ja naeramegi ja kutsume ka teisi naerma selle peale. Sest sellise asja peale tulebki naerda, te olete lihtsalt hullud, eks, ja me naerame teid välja lihtsalt. Esiteks Siiri Oviirile tuleb kindlasti meie poolt väga suurt toetust avaldada, et absoluutselt, et proua Oviir on käitunud igati hästi ja soliidselt ja pidanud vastu sellele jubedale nii-öelda terrorilainele ideoloogiliste terroristide poolt ja soovime talle nagu väga, kuidas öelda, head närvi, tugevat närvi selle jama keskel. Jah, seda peab küll ütlema, et on väga tänuväärne, et nad ei murdunud selle pinge all, väga loodan, et ka edaspidi ei murdu. Ja see, kui üks peab vastu sellisele terroriseerimisele, annab ka teistele väga palju julgust ja näitab, et tegelikult need terroristid on ennast nagu puhevilajand või need paabulinud, eks, kes näitavad ennast hästi suure ja hirmsana, aga tegelikult ei ole see mitte midagi, et te olete lihtsalt õhku täis ülbikud ja kui tuleb välja, et ei õnnestugi terroriseerida inimesi oma positsioonidelt taganema, siis tõmbate ise tagasi. Ja nii see käib, eks, aga nüüd otsivad jälle uue ohvri, võtavad natuke nõrgemaks selle, keda nagu ära murda ja selle läbi hirmutada jälle suuremat ringi. Aga sellist asja ei saa sallida. Vaat on asja, mida ei tohi sallida lihtsalt. Sellist terroriseerimist kindlasti ei tohi sallida. Aga nüüd oluline asi, mis selle suure kemplemise, kaklemise raames kipub kaotsi minema, on tõdemus, et abielu ja perekonna ideaalid tõepoolest vääriksid tunduvalt tõsisemat esile tõstmist meie ühiskonnas. Mitte sellepärast, et nende vastu oleks tohutult suur austus, vaid just nimelt sellepärast, et nende vastu on austust nii väheks jäänud. Ma olin hiljuti Tallinna TV stuudios, kus ka minult saatejuht järsku küsis, et aga miks üldse peaks noored abielluma? Ja mind lõi see natuke nagu pahviks, et ma ei oodanud sellist küsimust, nagu ise oled nagu harjunud mõtlema, et see on ju elementaarne, et inimesed võtavad oma tegude eest vastutuseks. Et kui sa tahad, et naisterahvas sinule pühenduks, siis sa kinnitad talle, jah, ma hoian sind, ma kaitsen sind, ma armastan sind nii headel kui halbadel päevadel, eks ole. Ma olen sulle truu kuni elupäevade lõpuni. See on nagu niivõrd ilus ja väärikas ideaal ka mehe jaoks, enne kõike mehe jaoks, eks ole. Et naine kingib ennast sulle läbi selle, et sina kingid ennast talle ja kinnitad talle, et sa ei lähe, ei jäta teda maha, sa ei jookse minema, eks. Sa kasvatad lapsed üles, sa kannad seda raskust, sa ohverdad iseennast selle suure ideaali teostamise hüvanguks. Ja siis see küsimus sellisel hetkel mind läheb tõeliselt pahviks, sest ma saan aru, et tegelikult väga suure hulga inimeste jaoks ongi tekkinud küsimus, aga miks peaks üldse abielluma? Ja loomulikult see ei ole üllatav lõppastmes, sellepärast kui süstemaatiliselt kogu aeg lagundatakse, naeruvääristatakse, tõrjutakse kõrvale neid kõrgeid ideaale, siis lõpuks inimesed ei oskagi nendest ideaalidest enam mõelda, nad ei näegi selles mitte midagi väärtuslikku. Nagu orkestrant küsib, aga miks peaks mängima häälestatud pilliga, eks ole? Miks, eks? Ja siis dirigendina sa nagu kukalt kretsima ja mõtled, et kuidas ma seda nüüd teile seletan, eks ole, et miks peaks häälestatud pilliga mängima. Saad aru, mis ma mõtlen, et see on väga tõsine probleem tegelikult. Ideaalid kaovad horisondilt selle kõige tõttu. Absoluutselt. Ja koos nende ideaalidega kaob üks inimtüüp, eks ju, et kaob see inimene, kes on üleüldse võimeline võtma ja lubama näiteks midagi. Tõotama, eks ju, see tõotuse aspekt kaob täiesti ära ühiskonnast, eks ju. Ja see kriis tuleb varem või hiljem ühiskonnas ka igale poole mujale, riiklikule, struktuursetele tasanditele, eks ju, kus inimesed enam ei suuda teha mingisuguseid lubadusi, kus nad ei suuda nendest kinni pidada, see, mis meie eraelus või meie nii-öelda selles elementaarses nagu vundamendis toimub, väga kiiresti jõuab välja ka ühiskonna sellistele superstruktuuridesse või pealmistesse kihtidesse. Ma arvan, et see, mis sa ütlesid, ongi tegelikult selle asja väga hea kokkuvõte, et läheb kaotsi üks inimtüüp ja läheb kaotsi kõige väärtuslikum inimtüüp. See inimtüüp, kelle eksistentsi aluseks on au ja väärikus. Siis kui me mõtleme, millest tuleneb üleüldse au ja väärikus, siis ma ei ole kindel, et ma suudan nüüd ammendava vastuse pakkuda, aga mida ma olen täiesti veendunud, milles ma olen täiesti veendunud, on see, et esmaseks allikaks auväärsele ja väärikale käitumisele on see, et inimene peab kinni oma tõotustest. Esiteks, ta annab tõotused, ta võtab mingisuguse kohustuse, ta võtab vastutuse ja ta kannab neid väärikalt nii headel kui rasketel päevadel. Ja see ei ole üldse ainult abielu küsimus, see on ka see on inimkäitumise
baasprintsiip, eks, et kui nagu Eesti rahva vanasõnaga, et mees sõnast ärga sarvist, eks ole, lihtne väljend, aga väga sügav sisu. Kui sa oled midagi lubanud, siis sa ka niimoodi teed, eks. Ja kui sa ei tee nii, nagu sa lubasid, siis sa oled kalts. Täpselt. Ja me kohtume kell 10 teisipäeva hommikul, eks ju. Mitte niimoodi, et me helistame üle ja vaatame, et ei, kell 10 teisipäeva hommikul Vabaduse väljakul, eks ju. See on lubadus antud, eks ju, nädal aega tagasi ja siin me nüüd oleme, eks ju. See oli analoogia sellest, et kuidas see inimtüüp, kes ei ole enam võimeline tõotusi pidama, truu olema, kuidas see igale poole mujale valgub, ka suhetesse ja olukordadesse, ärisse, mis ei ole seotud otseselt abieluga. Jah. Ja selles mõttes abielu on selle sama mudeli kvintessents, et ma ütlen, ma olen truu ühele inimesele kogust maailmast, eks ma kingin ennast sellele inimesele, ma jään talle truuks nii headel kui halbadel, ükskõik mis tunded mul tulevad, ükskõik kuidas olukorrad muutuvad, ükskõik millised võimalused mulle avanevad, eks ei, mul on antud tõotus ja kõik muu ei oma tähtsust, eks. Sest et minu väärikus seisneb selles, et ma täidan oma kohustusi ja ma kannan oma vastutust ja järgin oma tõotust. Nii. Ja see inimtüüp on tõesti kaotsi minemas. No see on nüüd teema, mis on sügav ja äärmiselt oluline ja hargneb väga paljudesse erinevatesse punktidesse ja nii kõrgusesse kui ka sügavusse kui ka laiusesse, et seda teemat peaks kindlasti käsitlema veel. Ilmselt tänases fookuses me ei jõua seda teha, sest oleme kommenteerinud seda kaasust kui sellist, aga arvan, et järgnevates kas fookustes või siis meie raadiosaadetes võtame selle kindlasti esile. Selline oli tänane fookuses, mina olen Markus Järvi. Ja mina olen Varro Vooglaid.